Tere hommikust ja tere tulemast Motitšeki webinarile HR vedamas ESG vankrit. Mina olen Martin Pääsalu, olen Motitšeki juht ja ma ütlen alguseks, miks Motitšek selle ESG teema valis. Meie kutsumus on parandada miljonite töötajate tööelu. Aga me oleme ise väike tööandja, et ega meie jalajälg selles mõttes on väike, me saame seda suurendada ainult tänu oma klientidele ja läbi oma klientide. 2024. aasta on olnud selles mõttes väga silmapaistev, et meil mitmed kliendid on kestlikkuse, jätkusuutlikkuse teemal rääkinud küll sotsiaalmeedias, konverentsidel, koolides, koolitustel, mitmel pool aruteludes ja diskussioonides. Ja täna meil on külas kaks sellist organisatsiooni, kes on vähemalt omal alal kindlasti maamärgiks või teerajajaks ESG alal ja ma usun, et ka laiemalt kui ainult oma tegevusvaldkonnas, et kui mõne teise tegevusala ettevõtte sama rada käima hakkaks, kus juba nende jäljed ees on, siis võiks ka olla oma turul maamärgiks või eestvedajaks kestlikkuse alal. Minu kõrval on Estel Pukk, Firstone Groupi personalijuht. Estel on juba pikalt töötanud personalijuhtimise valdkonnas, kuid ka laiemalt tugiteenuseid vedanud ja ettevõtet juhtinud. Täna kaasab Estel siis Firstone Grupis töötajaid edendama ettevõtet, millel on tegelikult väga suur kasvuambitsioon ja kestliku kasvuambitsioon. Estelit on pärjatud ka mõjukaima personalijuhi tiitliga Eestis. Tere, Estel! Tere! Ja tere kõigile headele kolleegidele ekraani taga, et rõõm oli näha nii palju tuttavaid nimesid. Ootame põnevusega. Ja meie teist külalist ma palun tutvustama Motitšeki kaasasutajat ja minu kolleegi siin Pille Parim-Nisula. Tere ka sulle! Tere ja tere kõigile kuulajatele. Ja minul on rõõm tutvustada minu kõrvalistuvat Rinelit. Rinel Pius on siis Sol Balticumi juht, muljed avaldavalt selge visiooni ja suure kogemuste pagasiga juht, kes ei hoia oma teadmisi omale, rõõmuga alati jagab neid teistele ettevõtetele, konverentsidel, isegi õppeasutustes ja äsja pärjatud kaugtööd toetava juhi tiitliga, olnud pärjatud paare poolt personalitöö toetava juhi tiitliga. Solli Eveli on saanud aasta mõjukaima personalijuhi tiitli, nii et Sol on kindlasti täna maamärgiks hästi paljudele ettevõtetele nii juhtimiskultuuri, sotsiaalse vastutuse ja sellesama kestlikkuse teemal ka. Ja Rinel usub, et kõik ettevõtte edud ja hädad saavad alguse juhtimisest. Tervist! Ja lähemegi teele, et kestlikkus või ESG või ringmajandus või jätkusuutlik areng, ükskõik kuidas me seda teemat ka ei piiraks, on ta selgelt täna väga kuum, kõigil laual, vähemalt sama kuum kui tehisaru kasutamine. Aga jätkuvalt tekitab ka väga erinevaid arvamusi, vastandlikke lausa. Motitšeki esindajana ma ütleks, et alustame inimestest. Aga kuidas teie kahe väga erineva valdkonna ettevõtete esindajad? Kuidas teie olete oma ettevõttes tunnetanud seda kestlikkuse teema olulisust? Kuidas te olete defineerinud selle oma ettevõtte sees ehk et kuhu te olete fookuse seadnud? No, alusta sina, Rinel, näiteks. No me ikka alustasime ka inimestest, jah. Aga võib-olla lihtne fokusseerimine on see, et Solli näol on tegemist Soome päritolu pereettevõttega, mis on umbes 180-aastane ja ka täna on selle omanikud ikka seesama pere. Ja sellel samal perel on ka palju lapsi järeltulijaid. Nii et ega meie omanik on kogu aeg rääkinud seda, et kestlik ettevõtlus tähendabki seda, et see ettevõte kestaks. Ja kui mina olen talt ka küsinud, et aga kui keegi tuleb suure rahapakiga Ameerikast ja ütleb, et näed, võta raha, et ta ütles, et iial ei või öelda iial, aga tal küll ei ole mingisugust ideed seda kuhugi müüa, et tema ikka tahaks, et see ettevõte vistaks veel vähemalt 180 aastat. Nii et see tegelikult, selle taustal on väga lihtne selle kestlikkusega tegeleda. Kuidas sina, Estel, defineerid seda kestlikkust üldse oma peas, et mis asi see on? Oma peas
No minu jaoks on kõige lihtsam seostada seda läbi nagu ringmajanduse mõtte, et sa ei tekita juurde jälgeid ja sa ei tekita juurde jälge, mida loodusel inimestel vaja ei ole, vaid et kõik on ringluses. Et sa kogu aeg, kõik mida sa teed, sa selle peale mõtled ja noh, Verstonis on, tore ongi see, et kui mina Verstonisse jõudsin 1,5 aastat tagasi, siis oli ESG ja kogu see mõttevis seal täiega olemas juba. Et Verston on esimene minu teada taristusektoris, kes oma jalajälge ja CO2 mõju mõõtma on hakanud ja mõõdab ja me oleme just selles faasis, et sa saad aru, et kui keeruline see olla võib ja samas väga põhimõtteline otsus on, et ilma ei saa. Et see 10 aasta plaan on meil mitte siis ainult Eestis, vaid Euroopas olla jätkusuutliku taristu ehituse hoolduse lipulaev, et kõik, kes on ehitusega kokku puutunud ja teavad, mis asi on asfalt, ma usun, saavad aru, kui keeruline eesmärk see on. Aga meil ongi, ta on omanike tasandilt samamoodi, et siis on põhimõtteline otsus, et teistmoodi ei saagi. Ja kui me mõtlema hakkame küll, siis välja nuputame on see lähenemine. No, see Rinelil kohe mõte tekkis. Ma tahtsin toetada seda ringmajanduse mõtet, et see tuletas mulle meelde, ma tihtipeale oma nii-öelda mingis vestlusgruppides küsin selle küsimuse, kui kestlikkusest hakkan rääkima, et tõstke käsi, kas keegi on nii-öelda maalt selles mõttes, et nagu talupidajana või talus sündinud või talus tööd teinud. Ja siis, kui need käed tõstavad, et siis on huvitav võrdlus hakkab tulema, et need inimesed saavad kohe aru. See ringmajanduse teema, et kõik, mida toodan, kõik söön ära, kõik, mis üle jääb, läheb kuhugi kasutusse, eks ole, on ta siis nagu loomadele või põllule ja tegelikult ei ole see on nii-öelda kohe nagu raha, et nendega on hoopis lihtsam sellest rääkida. Teema on mõistetavam, aga nüüd veel kord tulles nende erinevates valdkonnas nagu selle fookuse seadmise juurde, et kuhu teie oma ettevõtetes täna olete sellise tänase esialgse fookuse seadnud? No meil on see põhifookus, kui algusest tuli, et kuna asfalti tootmise ja taristu ehituse kontekstis on mõju loodusele hästi suur ja mitte heas mõttes, et jalajälge on vaja alla saada ja selleks ei ole midagi muud, kui sa pead suutma oma tegevuse mõju mõõta. Esimene ongi, et mõõtma hakata ja aru saada, mida sa mõjutad ja siis, mis Eestis kusjuures, eriti riigihangete kontekstis võib juhtuda, et sa teedki juba maksimumi, sest riigi poolt tellitud lähenemised on sellised, mis ei võimaldagi keskkonnasäästlikumat tegevust, ja siis ei ole midagi muud, kui sa pead tegelikult tulema nagu sellest oma igapäevase projekti mõtlemisest välja ja vaatama pigem 5-10 aastat ette, et mõjutada kogu seda otsustusprotsessi, et see väärtuspõhised hanked tuleksid ja ta oleks siis kliendi vaates oleks alati tellimuses sees. Sest nagu meil Veiko Veskimäe, meie juhatuse esimees ütleb, et selleks, et Eestis ettevõtetel oleks motivatsiooni uusi tehnoloogiaid katsetada, riskida, proovida, inimesi õpetada, et selleks peab olema hangetesse tellimus sees. Ja kui ta on hangetes sees olemas, siis tegelikult Eesti ettevõtete ekspordivõime kõigis sektorites kasvab hüppeliselt. Et see eks ole selline pikka vaate pool. Kui aga ma korra küsin täpsustuseks, et ingliskeelne termin ESG, et see on mõista, et siin on mingid erinevad komponendid. Eesti keeles on hea sõna kestlikkus ja jätkusuutlikkust, peaaegu sama hea sõna kui paindlikkus, et mitte keegi ei saa aru, mis see tähendab, aga sobib kasutada mitmel puhul. Teie puhul see keskkonnasäästlikkus, te kasutate maavarasid, te kujundate ümber loodust tegelikult ja peate ka tõesti looma see produkt ja oleks, kui ta hästi kaua kestaks. Aga mis need S ja G Verstoni jaoks seal sees on? Selles ingliskeelses ühendis. Ingliskeelses ühendis, et kus Rinelit kuuletes mul jõudis kohal, et mis meil väga tugevalt on ka sees, aga me pole seda sõnastanud sellisel moel, et ta nüüd on see S või G või seal vahepeal on see sama inimeste juhtimiskvaliteedi pool, et mul on rõõm esimest korda elust töötada organisatsioonis, kus mõlemad omanikud on 100% inimeste kesksed. Sellel on tohutu mõju. Mitte ainult töötajate organisatsioonile, vaid põhimõtteliselt kogu selle ärimudelile, äritegevusele. Aga meie poole pealt kas ongi, meie tooted, teenused ei ole sellised nagu ühiskonnast eraldi, et nad ongi, kogu elu käib
ümber teede. Et inimese punktist A punkti B liikuda, saab seda turvaliselt teha, õigel ajal teha. Et S on seal väga tugevalt sees, ilma milleta ei saa. Ja Eesti kapitalil ettevõttena mitte siis ainult oma põhitegevuse kontekstis, vaid tegelikult ka väljapoole kogukonnale. No see, et me oleme väga jalgpalliusku organisatsioon, et see on ka üsna laialt tuntud näiteks. Ehk siis, et koos paralleelselt Verstoni kasvatamisega kasvab kõrval ka Paide linnameeskond. Ja väga ägedalt kasvab, et põhiliselt on nagu lood on sarnased, lihtsalt tegevusala on veidi erinev. Ja see, et väga selge otsus on, minust ongi see ESG kontekstis, et otsus on see, et kas sa lood trendi, lood seda mudelit või mõõtmispõhimõtet ise või siis ootad, kuni keegi selle loob ja siis võtad kasutusele. Minust mõlemad variandid on täiesti okei strateegilised otsused ja Verstoni puhul on valik selle esimese kasuks langenud, et väga selgelt võtta läbi erialaliitude nii Eestis kui ka siis Euroopas heas mõttes eestvedaja ja väljamõtleja, standardi looja roll. Need on need S ja G siis, aga summa summarum, kuna see on ära kirjeldatud üsna detailselt, mis võib minna erinevate nende tähekombinatsioonide alla, et see valiku tegemine on iga ettevõtte tegu ja nägu. Et kõike ma ei soovitaks küll sihiks võtta, et pigem seada fookus ja sellele ikkagi, kus sinu mõju on, vähemalt sa usud, et sinu mõju on kõige suurem. Eks üldiselt töö käigus selgub lõpuks, et vastasin vastu küsimusele või? Ja sa avasid seda väga hästi ja ma just mõtlengi, et aga teie puhul nagu ju iga teise ettevõtte puhul või organisatsiooni puhul mul ei tulegi praegu head näidet, kus ei peaks pädema, on see, et need põhimõtted ja mudelid, kui need on kuskilt ka kopeeritavad või kui nad on endal väga juba heal tasemel välja mõeldud, siis ega nad reaalsusesse ei jõua ju ilma selle juhtimiseta, mida Rinel nimetas, või nende inimesteta, kes meil organisatsioonis töötavad, teie puhul ka, et ega see killustik nagu 50 aastat kestvaks maanteeks ei muutu ise ja see teerull, seda teed ise siidiseks ei silu. Ja need masinad, millega te kohe hakkate lund ära lükkama, kui see sadama hakkab, siis nende kütuse kulu ikkagi oleneb ka ju päris palju sellest töömees-töönäides, kes roolis on. Kui ehitussektorist rääkida, siis ma arvan, et see on sektor, kus kõige rohkem olen kuulnud sõna ressurss. Et tulles tarkvarasektorist hakkab kohe kõrvale väga kriipimas, et ressurssi, hangime ressurssi ja et on harjutud, et inimesed on ressurss ja tänu sellele, näiteks tehisintellektist meil siin enne oli juttu, et tehisintellekti jaoks ehitussektoris ka on inimesed sama pulgapajal masinate ja materjalidega, et inimene võrdub buldooser, võrdub liivakuhi. Ja siis, kus me oleme seda täitsa arutanud Veston sees ka, et olla heas mõttes paradigma muutja, et võtta inimene väga teadlikult juba semantikas tähenduselt loolt välja sellelt, et inimene on buldooser. Buldooser ei lähe õhtul koju. Buldooser, tema teenib innovatsiooni, liivakuhjal on jumala siiralt ükskõik, mis on CO2 jalajälg tõenäoliselt, et see inimese, päris inimesena selles väga traditsioonilises ja suht koht keskaegse mõtteviisiga sektoris tuua ta välja selleks, et see hüppe ära teha. Ja ta hakkab mõtlemisest pista inimeste teadmistest, oskustest, usust sellesse, mida ma saan mõjutada. Et see ehitussektoris inimese nagu see paradigma sõna otseses mõttes on väga suure muutuse alguses. Ettevalmistaval kohtumisel jagasid sa meiega väga inspireerivat lugu teie sisemisest väljakutsest, et kuidas läbi nende praktiliste sammudega sellist teadlikkust ja kaasamõtlemist nagu luua ja suurendada. Me jagasime nii palju mõtteid, et millist sa nüüd mõtled parasjagu, et Teie väljakutse siis kiirust mitte ületada. Me kutsume seda säästva sõidu pooleks, et säästva sõidu koolitus ja kuna meil on masinapark tohutu suur, siis see, kui kõik, kes juhivad, kas see siis on suur masin, mis lükkab lund või on see sõiduauto projektijuhi käes, mis sõidab objektilt objektile, et tegelikult kui igaüks natukene hoolsamalt sõidab, siis tegelikult see mõju on väga kiiresti ja väga suur. Et meil on koolitused, meil on ökoralli nime all võistlused ja tegelikult me kasutame Motitšeki abi ka, et me küsime inimestelt ka tagasisidet nii siis nende enda kui ka siis kolleegide käitumise osas, et saada seda andmestikku, et kas siis koolitus päriselt mõjub ka, et
raamatupidamises on võimalik näha näiteks kulude liikumist, aga siis inimeste käitumise osas saame Motitšiki abil teada, ja see on, aga ta on otseselt näide sellest, et masinatel ja kütusel on väga suur mõju kogu meie tegevuses ja kui me seal suudame kas või natukene midagi paremaks muuta, siis tegelikult on juba päris mitu nii CO2 poole pealt kui kulude poole pealt kui inimeste elude ja kvaliteedi poole pealt suur. Ehk me saame läbi lihtsate selliste igapäevaste sammude tegelikult seda teadlikkust ja kaasamõtlemist oluliselt suurendada. Rinel, aga teie läksite, ma ei tea, kas alustuseks või juba teekonnal olles lausa terve juhtkonnaga ESG-d õppima Tallinna Ülikooli, tegite mikrokraadi ja kuuldavasti nüüd on juba järgmised ringid juhte koolis käimas, et esiteks, mis ajendas teid sellist sammu tegema, ehk et see on tõsine ju ajakulu ja energiakulu ja teistpidi, et mis siis nüüd sellest juhtuma hakkas, et mis on need sammud, mis ei oleks juhtunud ilma, kui te ei oleks läinud kõik koos kooli? No ja tagantpoolt ettepoole tulles, et ilmselt ei olekski midagi juhtunud, kui ei oleks sinna kooli läinud. Aga umbes 3 aastat tagasi oli see ja see oli algus. Et me ei olnud üldse teel ja kõik on juhuse küsimus. Et Tallinna Ülikooli juhid juhtusid meie majja külla tulema ja sest riik oli sundinud ülikoole, et kulge tehke ettevõtetega koostööd ja siis ülikoolid kõik siis otsisid üles ja tutvustasid oma programme. Oi, neid oli palju. Ja siis järsku jõudsime ühe reani, kus oli kirjas, et rohepöörde juhtimise mikrokraad. Küsisime, et kas te olete seda enne teinud, üteldi, et ei, et nad nüüd tahavadki teha ja et see läheb ainult käima siis, kui seal on vähemalt 20 inimest. Ja meil lõi lambi põlema seetõttu, et me oleme kinnisvarakorrashoiu ettevõte ja ikka ja jälle küsitakse meie käest, eks ole, prügi sorteerimise kohta ja kas ikka meie keemia, mida me kasutame, on ikka väga sõbralik ja me olime ka kuulnud, et on mingi ESG teema on kuskil Euroopas liigub ringi. Ja mõtlesime, et aga naljaviluks, et tegelikult ei oska ju vastata, et teeks natukene selgeks selle asja, sest nii palju me saime ka aru, et väga palju on rohepesu teemasid ja mis see õige, mis see vale on. Ja siis järgmine mõte oli, et kes sinna läheb. Ja kuna meil on nagunii olnud kombeks, et ikkagi sellistel strateegilise tähtsusega koolitustel käib mitu inimest, et siis meil kohe tekkiski mõte, et aga lähme terve juhtkonna. Ja kuna hea kogemus on näiteks ka Fontese coachivast mentorluse koolist, kus me ka kogu juhtkonnaga oleme käinud ja ka mitme järgmise seltskonnaga, et sellest see toob nagu kasu. Ja see kasu oli juba, see kestab aasta aega, see mikrokraad, see kasu oli tegelikult esimesel paaril nädalal, kus me saime aru, et jumal tänatud, et me koos juhtkonnaga tulime. Ja üks point, millest me aru saime, oli see, et kõik teised, kes seal kursusel olid, meid oli siis 7, teistega kokku oli meid äkki seal kuskil 25-26 juures ja kõik teised olid spetsialistid. Kõik olid üksi oma organisatsioone esindamas riigist, linnast, ettevõtetest ja kõik tundsid meie üle kadedust. Ja kadedust sellega, et nad ütlesidki, et näed, et meie tegelikult, nad üldiselt olid keskkonnaspetsialistid, et me üldiselt saame lihtsalt natukene haridust juurde ja siis me läheme oma organisatsioonidesse ja me hakkame juhtkondadele seda maha müüma. Ja kõik enam-vähem ennustasid sellise 90% tõenäosusega, et nad ei ole võimelised seda maha müüma, seda mõtet. Et see on, et ESG on muudatuste juhtimine või et inimestega peab tegelema või et kõigepealt me peame mõistma või nagu sa hästi ütlesid, mõõtma hakkama midagi, eks ole. Aga nad kadestasid siis meid sellega, et me oleme ju maha müüdud. Ja siis me ise saime ka aru kogu selle 9 kuu jooksul, kus me seal käisime, et me mitte ainult ei hakanud mõistma, mis asi on ESG, vaid me tegelikult, kui me võtame siin selle Kotteri, mis tal oli 8 sammu, oli eks ju muudatuste juhtimise 8 sammu, siis me 9 kuu pärast olime 5 sammu ära teinud sellest 8. Ehk siis me olime nagu enda vastupanu ära murdnud, me olime koalitsiooni moodustanud, strateegia panime paika, eks ole, sest me seal koolis hakkasime, seal oli väga palju kodutöid ja me kohe leppisime kokku, et me teeme ainult solli kohta kõik kodutööd ja mitte meie 7, vaid me kaasasime enda ettevõttest väga palju. Nii et ma ütleksin, et 9 kuu pärast mitte 7 sollikat ei lõpetanud mikrokraadi, vaid umbes 20.
ja tänaseks on tõesti meil 3. kursus seal käimas, nii et täna meid vast ongi umbes 20, kes on ka päriselt selle lõpetanud ja sealt sai kõik alguse. Ehk et kõik koos kohal olles, ma saan aru, et hästi palju oli ikkagi seda teadmatust, et te olite oluliselt targemad, mida ja kus teha, aga ka see governance'i pool nagu läbi selle, et see meeskond ja need projektid, strateegiad sündisid kooli töö käigus. Ja, sest nii-öelda, kui me organisatsiooni seeskeed hakkame rakendama, et see on 100% muudatuste juhtimine, et me võime ükstapuha mis tahe kombinatsiooni selleks nimetada, aga ega meie ka seda varem ei teadnud, et ka meie mõtlesime suhteliselt, kuidas ma siis ütlen, vertikaalselt ülevalt alla, eks ole, et meil on müügiosakond ja siis on meil personaliosakond ja siis on meil finantsosakond ja kui see ESG siis tuleb, et ju siis peab ESG osakond olema, et ju siis keegi kuskil seal vastutab ja seal olles me saimegi aru, et niimoodi mõtlesid ka need 26 teist ettevõtet või organisatsiooni, eks, aga ESG ei ole ühe osakonna töö, eks ole, see on absoluutselt läbiv. Meil tänane pealkiri on ka, et HR kui eestvedaja on ju, tegelikult me võiksime siin koheselt teha ka, et finantsjuhtimine kui eestvedaja, müügiosakond kui eestvedaja on ju, et see on lihtsalt iga päeva DNA-s sees. Miks ma enne selle talu näite tõingi, eks ole, et ega siis ju talumees ka ei mõtle, eks maal, et nüüd ma tegelen sõnnikuga, eks ole, et see on lihtsalt üks selles ringmajanduses, üks samm selles ahelas, eks ju, mille sa pead tegema. Et see oli kõige suurem mõistmine ja teine võib-olla, mis ma sealt koolist ka välja toon, oli nii-öelda, et me saime nagu aru ka, et millega me ei taha tegeleda, et kuidas nagu sellest fun'i teha. Ja see fun tuligi, et me ikkagi tegeleme tegelikult oma majas või oma ettevõttes nende asjadega, mis meile nagu päriselt pinget pakuvad. Et me näiteks kohe algusest saime aru, et off-settimisega me ei hakka tegelema sellepärast, et siin puudub igasugune nagu mõnu. Et nii-öelda see siis tähendab, eks ole seda, et ise siis saadad korda nii-öelda nurjatuse keskkondlikus mõttes või sotsiaalses mõttes, aga siis eks ju maksad Šveitsi firmale, kes lubab sinu eest istutada Aafrikasse puu, on ju. Ja siis kui uurima hakkad, siis tegelikult nad ei ole Aafrikasse jõudnudki. Et selliste asjadega me tegelema ei hakka, et me tegeleme nagu päris asjaga. Et kui seda puud on vaja istutada, siis me võtame oma 2000 töötajat, igaüks võtab ühe puu ja istutame see 2000 puud. Aga jah, et tegeleme selle asjaga, mis meile endale pinget pakub ja mis meile korda läheb. Ja millega te siis tegelete? Ehk et mis need praktilised sammud olid peale esimese ringi läbimist? Mis on need, mida sa täna juba võiksid jagada? Et ma siis nimetan, on sellised väikesed asjad ja suured asjad, et väikesed asjad näiteks viisime, kui me e-poole pealt näiteks räägime, et viisime ellu täieliku oma koristuskontseptsiooni muudatuse, mis siis tähendas, meil on umbes 800 klienti, mis siis ütleme teeninduse mõttes tähendab umbes 1000 objekti, ehk siis 1000 aadressit üle terve Baltikumi. Igal pool on, eks ole, koristusmeeskond paigal ja siis on koristusruum ja seal on siis kõik võimalikke vahendeid. Üldiselt, kui te lähete ükstapuha kuhu ettevõttesse, teete koristusruumi lahti, seal üldiselt on selline 3-8 erinevat keemiapudelit ja kõik võimalikud erinevad mopid ja mida iganes, eks ole. Et meil oli tegelikult selline kontsept juba valmis töötatud, aga meil nagu puudus, me nagu mõtlesime ainult efektiivsuse peale. Aga sealt siis tuligi see, et see efektiivsus tähendas seda, et tänaseks on meil peaaegu see projekt lõpuni jõudnud 1 aastaga, et meie koristusruumides on üks keemiapudel, mitte rohkem, üliharvadel juhtudel on kuskil 2 tükki. Meie nii-öelda nagu mopid on väga standardsed, ehk siis, et kui ühel objektil puhastusteenindaja näiteks läheb kuhugi teisele aadressile kedagi asendama, siis on tänaseks seal täpselt samad vahendid. Nii-öelda eile veel ei olnud, täna on, eks. Et koolitada lihtne, nii nagu Estel ütleski, et see on ahel, on ju, et kõik nagu asjad muutuvad, eks. Ja see oli suur projekt, rahaliselt loomulikult ka. Mitukümmend % nii-öelda kulusid vähendasime koristustarvikute arvelt, eks, aga lisaks veel need kaudsed kulud on ju, tellime ju hoopis rohkem standardiseeritud tooteid või teine asi ringmajanduse mõttes näiteks läksime üle professionaalsetele mopipesumasinatele, et nii-öelda
objekti pind on nii puhas, nagu on sinu mopp, mis tähendab, et mopi saab puhtaks pesumasinaga. Vanasti kasutasime ka pigem kodupesumasinaid, sest need maksavad vähe, 300-400 eurot tükk, eks ju, aga nad lagunevad moppi pestes umbes 2 aastaga ära. Professionaalne masin maksab 2500 tükk, eks, aga kestab 25 aastat. Aga probleem on siis see, et mismoodi ta siis, et kui ta nii-öelda nagu objekt lõpetab töö, kuhu ta siis panna, kas teda peab utiliseerima, kuhu ära viima. Tänaseks on meil nende 3-poolne leping meie tarnijatega, et täis nagu ringmajandused ja me ei osta neid välja, vaid see on rendibusiness, ja kui meie seda ei kasuta, siis võib-olla keegi konkurentide juures seda kasutab. No need on 2 sellist nii-öelda e-projekti, eks, et mis siis, lisaks see mopipesumasin on ju elektrit 40% vähem, vett 70% vähem, 3 korda rohkem mahub sinna moppe sisse ja nii edasi. Aga ma korra tahan ühest suurest asjast ka rääkida, kuna Estel andis ka hea vihje, et sa mainisid ka, et kui riik korraldab oma hanke sellisena, et sinna saab nii-öelda kestliku pakkumise teha, eks ole, et kuidas see nagu elavdaks majandust ja annaks tegelikult ka väga suure tõuke kõikidele ettevõtetele nii-öelda minna selle ESG teele. Meil täpselt sama. Ja võt see suur teema, millest me oleme ka nüüd põhimõtteliselt see 3 aastat rääkinud, on see, et siiamaani nii-öelda näiteks meie riigihangetel ei ole me veel kohanud ühtegi kestliku tooniga kriteeriumi ja kahjuks isegi mitte soovituslikku. Ehk siis tulles tagasi näiteks selliste teemade juurde, kus keegi tahab mingit toetust, ei ole toetust vaja. Tegelikult on lihtsalt seda nügimist vaja, et pane hankesse, et kui riigil oleks eesmärk, siis eesmärgipäraselt pandaks hankesse, eks ole, näiteks kestlikkuse kriteeriumid või vähemalt soovitused, neid ka hinnatakse ja tegelikult see majandus läheks hoopis paremini rullima. Nii et mina näiteks ei kujuta ette, mismoodi puhastusmaailmas ka, mis toimub 2 aasta pärast, kui kõik peaks olema väga kestlik ja aruannetele vastav, aga need hanked, mida täna veel korraldatakse, mis kestavad ka 2 aasta pärast, seal ei ole ühtegi seda kriteeriumi sees. Nii et mina kõnelesin täna nagu kontseptsioonide vahetamisest ja pesumasinate vahetamisest, mis kõik on investeeringud ja kulu, siis me konkureerime hanketurul selle ettevõttega, kes eile loodi Lasnamäe korterisse ja sõna otses mõttes peseb põrandaid vanaema vanade aluspükstega. Et me oleme täpselt samal võrdsel pulgal. Ma korraks võtan sõna ära, et ma tahan öelda meie kuulajatele, et kui teil on vahepeal tekkinud küsimusi, siis kirjutage need sinna Q&A alla, et me saame vaikselt hakata neid piiluma. Meil on, nagu jutt jookseb juba hästi, aeg lendab, time is flying, when you're having fun, on ju. Aga ma tahtsin ka seda öelda, et te olete nagu selles mõttes huvitavad organisatsioonid, et võiks nagu mõelda, et hästi spetsiifiline, et kinnisvara hoolduses kõik need kemikaalid, puhastusvahendid, asjad, mis sa räägid, Ester rääkis enne, kuidas sellest karjäärist saab, ma ei tea, Rail Baltica või asfalttee, on ju. Aga meil kuulajate hulgas on kindlasti neid organisatsioone, kellel on teiega sarnaseid komponente nagu sees, et töörõivad näiteks. Et see on ka üks asi, mida saab nagu kindlasti adresseerida ja siis need organisatsioonid, kus igaüks käib oma riietega kontoris tööl, siis me jõuame sinna, mis sa enne Ester ütlesid, see ressurss, see liiv, traktor ja inimene. Aga kui sul ongi kõige tähtsam komponent sinu ärimudelis on inimene, siis see ongi see, tegelema, et kui ta õhtul, esiteks, et ta läheks õhtul koju ja siis ta homme ka tagasi tuleks ja välja puhanuna ja värskena. Et see on, me igaüks peame mõtlema mudelit läbi. Ja teistpidi teie nüüd, Sol annab tööd 2000-2500 inimesele, eks ole, Verston on ka suur tööandja. Teil on ka allhankijaid. Teie saate ju ka nagu otsa lahti teha sellega, et piltlikult öeldes ütlete Motitšekile ka, et selleks, et partnerlust jätkata, räägi, mis teie teete selles kestlikkuse valdkonnas või kuidas teie seisate hea selle eest, et need E, S ja G oleks olemas. Ma ei tea, teil on ehituses, ilmselt on palju hankeid.
allhankeid või ei ole? Alltöövõtjad Alltöövõtjad, jah. ja ikka ja, et see on väga oluline osa kogu ahelast, et me kogu aeg see, muidugi jälle sinna riigihangete kontekst, et kui mingisugune suurem hange, näiteks praegu Kala Rail Baltica on, eks ehituse mõttes on see A ja O ja teistes sektoris ka, et tegelikult, et kui seal on 2-3, võib-olla 10 ettevõtet, kes hankel osalevad, siis kui vähegi see number on suurem, 10 miljonites või rohkem, siis seal taga ei ole 2-3 ettevõtet oma mõnesaja, 500 võib-olla töötajaga, vaid seal taga ongi kogu Eesti läbi alltöövõtjate, töötajate, perede, kogukondade. Ja see on riigipoolne vastutus ka, et kui hankeid on tehtud kiiresti, efektiivselt, kvaliteetselt, siis see mõju jõuab ühiskonda. Ja ma ei pea nüüd silmas seda, et raha jõuab ringlusesse ja suudab meie seda majandust elavdada, vaid see otses mõttes uued väärtuspõhised hanked toovad kasu uued mõtted, uued tehnoloogiad, inimesed õppivad, arenevad. See elu läheb paremaks, inimeste CV-d lähevad tuhkemaks. Me suudame oma selle väga väikese 700 000 hinge käib ju meil Eestis tööl ja maksab makse, et suudame selle seltskonnaga väga ägedaid asju ära teha. On jah, nagu selle mõju nägemine seal taga alati, et ei ole see üks OÜ, seal taga on terve Eesti. Kui sa ütlesid praegu, ütlesid sa väärtuspõhine hankimine. Räägi ka, ma usun, et personalijuhtimise valdkonna inimesed on hästi tuttav terminimega väärtuspõhine värbamine. Kas seal on teil ka sellised kestlikud, eestikeelsed sõna kasutada, siis kestlikkuse nagu markerid olemas, et või personalipoliitikas laiemalt, et millised on tänaseks teil juba tehtud sellised täiendused, markerid oma personalipoliitikas ja strateegias? Mul on see, et kuna nii Veiko kui Järko on mõlemad omanikud ja tegelikult Ragnar ka, kes on finantsinvestorina, et nende puhul inimene on A ja O ja need on olnud esimesest päevast alates. Hertson saab varsti juba 15 aastaseks saama, nii et esimesest päevast on olemas ja see on esimene koht, kus sul ei ole vaja mõõta, et tõendada, et kuulge, et meil on siin me jääme maha, et me peame ka suurendama, et me olemegi juba väga paljudes kohtades nagu personali mõttes on ainult huvitavad küsimused ja mured, millega tegeleda, et see on nagu väga vau. Ja see inimeste vaates lihtsalt, kui näitena tuua, siis klassika näite on vabatahtlik voolavus, et Verstonis on see põhjust olematu. See on mingi paar protsendipunkti, mis on nagu miinimum, mis oleks vajalik, et inimesed natukene liiguksid, eks ju. Et küll meil on inimesed, kes tulevad suvehooajaks või siis talvehooajaks ja on pool aastat meiega projektipõhiselt, aga nemad on ka aastakümneid võib-olla koostööd teinud. Et see pika jutu mõte on see, et kui on ettevõtte DNA-s ja südameks on see, et inimestel oleks hea olla, head tööd teha ja seal juures on see nõudlikkus, ambitsioonikus. Et siis tegelikult inimesed tulevad, püsivad, kasvavad, arenevad ja teevad väga ägedaid asju. Kuidas selle markerisse paned? Ma arvan, et meie MotiChecki markerid selle poole pealt mõõdavad seda väga hästi, ma arvan praegu, et kus inimeste tagasiside on väga kõrge. Data ka pruuvib seda meil. Aga Rine, kas Solis täna on juba nagu sõnastatud selliseid täiendusi, mis selgelt just nimelt seda kestlikkuse ideed kannavad? Ja ikka. See on viimane 2,5 aastat oleme sõnastanud seda. Defineerinud. Et siin üks tore kommentaar võib-olla siia juurde ongi, et mis Martin enne ütles ka, et kui me Solli kohta ka küsime inimestelt, et mis on meie kõige suurem siin ESG mõjutaja, siis üldiselt vastab ka rahvas, et keemia. Ja siis me oleme alati küsinud seda, et kas te teate, kui suur on meie keemiakulu on ju käibest, et meil on 41 miljonit on käive ja ma ei hakka siin seda eksamit tegema, et see on 0,5%. See keemiakulu, see on 250 000. Selles mõttes, et kas ta oleks 0,6% või 0,4%, ausalt öeldes üldse mingit vahet ei ole. Aga kui nüüd küsida, et kui suur on meie tööjõukulu, siis tööjõukulu on 70% ehk umbes 27 miljonit. Ehk siis üleüldse meie mõju on ainult inimene ja selle kõige suurem mõjutaja on G-täht ehk siis juhtimine. Ja siin tuleb ainult Esteliga koalitsioonis olla, et samamoodi meil oli raske midagi välja mõelda uut, mida me oma inimestega peame veel tegema
kuidas neid nagu juhtima, sest et noh, kogu see Solli teema on ainult inimestega seotud ja ka meie omanikud on nii-öelda nagu ainult nendele suunatud, on ju. Aga nüüd me jõuame võib-olla selle juurde, et iga ettevõte jah, peab väga selle, noh, mis on nende nagu põhiväljakutse selles ESG teemas, et selle peab küll nagu alati nagu välja nagu mõtlema. Et tohi copy-paste teha, et tundub, et teevad ägedat asja hakkame ka. Täpselt, jah. Ja Ester ütles ka jutu alguses, et nemad, eks ju, niimoodi see M nagu mõõtmine on ju, meil on siis nagu põhiline M nagu mõistmine ja mina olen küsinud ka saalis alati, et mis on teil nagu, mis te arvate, mis see kõige keerulisem on ju, et siis üldiselt tuleb vastus, et raporti tegemine või et aruandluse tegemine. Noh, see on alati tagajärg, eks ole. Aga meil on see mõistmine, eks, et meie kõige suurem ja ainus väljakutse on kommunikatsioon. Kuidas me kommunikeerime oma 2000 töötajale nagu kõike seda, mida me oleme teinud, mida me tahame teha ja mida me tulevikus teeme, et kuidas me nagu nendeni jõuame. Ja see on läbi juhtimisahela. Nii et ma ikkagi armastan panna alati seda ESG-d hoopis teistpidi tähtedesse, eks ole, GSC, et kõigepealt võtta juhtkond, siis mõtle välja põhifookused, siis hakka tegema nii-öelda õigeid asju ja asju õiget moodi, siis kuidas me saame seda teha läbi inimeste, ehk siis me jõuame kohe S-täheni, ehk siis see sotsiaalne mõju tuleb nagu väga suur on ju. Ja kui meil need esimesed 2 tükki on tehtud, siis tagajärjeks võib olla, et me töötajame elame päris heas keskkonnas, ehk siis ees. Et ma nüüd ei mäleta, mis sa küsisid mult, aga ma küsin siit kohe edasi, et mõni selline edulugu, mille üle ise oled hästi uhke, et see läks meil hästi korda ja see võib-olla oleks miski, millele võiksid teised ka mõelda. Võib-olla nagu endiselt kõige parem edulugu on kindlasti see, et me täiesti juhuslikult otsustasime kogu juhtkonnaga minna sinna kooli, sest nagu ma ütlesin, et see on muudatuste juhtimine ja kui sa saad 9 kuuga 8 sammust teha ära 5, siis on see lihtsalt edulugu. Aga teine vastus on siin ka, et mis nüüd võib-olla väga paljud kuulajad väga kurvaks teha, on see, et ma täna olen juhina tohutult õnnelik, et me juhuslikult alustasime selle teemaga umbes peaaegu 3 aastat tagasi. Me oleme aruandekohuslased, me peame esitama 2026 aasta CSRD raporti 2025. aasta kohta. Meil on 5-liikmeline eraldi meeskond, üksus tegelemas ESG-ga, ehk siis meil ikkagi on osakond ka, kes nagu koordineerib kogu seda. Ja see materjal ja see maht on nii suur, et me oleme selles 2026. aasta graafikus täiesti õiges kohas täna. Ehk siis, et me oleme 2,5 aastat sellega tegelenud ja me ei ole ees ja me ei ole taga, me oleme täiesti nagu graafikuseks. Et ma ei kujuta ette, kui keegi nagu täna alustab, millise kiirusega ta peab nagu selle ära elama, kes on näiteks aruandekohuslane 2026. Nii et võib-olla see on see kõige suurem edulugu. Ja 3. edulugu on see, et kui me 2,5 aastat, ma teen iga aasta päris mitu sellist ringsõitu meie kontorites, meil on 19 või 18 kontorit üle Baltikumi ja alati ma alustan nii-öelda sellise mentimeetri küsitlusega, et teeme sõnade pilve, et mis meile meeldib Sollis või mis meile nagu meeldib teha. Ja kui 2,5 aastat tagasi oli see, et see suurem sõna, mis sinna keskele tuli, oli freedom, ehk siis vabadus, et meil on vabadus ja vastutuse juhtimiskultuur, siis, ja ühtegi sõna ei olnud nagu sustainability'st. Et siis nüüd sellel aastal ma olen ka 2 korda sellel aastal ringi peale teinud ja nüüd on 2 tumedat sõna seal, on nagu freedom ja sustainability. Mõnikord on üks kõige tumedam, mõnikord on teine kõige tumedam. Ehk siis kõige suurem edulugu on see, et 140 inimest, kes meil on administratsioonis, võiksid, ma arvan, võib-olla mitte igaüks, aga ütleme 140-100 võiksid siin täna minu asemel istuda ja rääkida täpselt sama lugu. Et see teadlikkus ja see mõistlimine on nagu olemas. Ja see tekitab fun'i. Et võib-olla siis nagu, et kui küsida ja kellegi käest, et ma arvan, et kui meie inimeste käest küsida, et mis mõtteid sinul tekitab nagu ESG, siis ma usun, et päris palju vastuseid on see, et täitsa põnev on, et huvitav. Aga kui ma olen küsinud väga paljude teiste ettevõtete käest, et kuidas teil ESG-ga on, siis
siis hakatakse kukalt sööda, issand, see paberimajandus tapab ära. Ehk see on nagu see suhtumise teema, see on nagu hea edulugu küll. See paberimajandus siis tapabki, kui lihtsalt on vaja paberi pärast teha. Täpselt nii. Ja paberi pärast tehes sa ei saa kunagi neid, kuna andmed peavad ju kuskilt tulema. Ja kui äriliselt pole seda suure pildina siis sisse zoomitud ja otsustatud, et mida me mõõta tahame, mis andmeid kogume, kus me infosüsteemidesse tekitame lisadata vidinaid juurde, et kui see osa on kõik tegemata olnud, siis see vaene võib-olla 1 või 2 inimest, kes peab siis 6 kuuga raporti välja võluma. Mul on väga kahju. Kus seda on võimalik tuvastada, et kuna päris palju on töökuulutusi praegu, see on huvitav vaadata, et kuhu seda kompetentsi otsitakse, et kui ta on tõepoolest juhatuse liige või siis juhatuse otsealluvuses on lootust, aga kui tulevad umbes need raamatupidaja / natukene ESG ka, siis või personalijuht / ESG on. Et see on juba esimene märk sellest, et vaesekene, et vaene inimene ja see organisatsiooni võimekus asja ära teha on selgelt, seal ei ole juhtimistellimust taga. Ehk, et kui ma nüüd peegeldan teie 2 kogemust ja me võime siin öelda, et te olete ettevõtted, kes on nagu sellel teel alustanud ja tänaseks tõepoolest selliseks teistele eeskujuks, et üks oluline asi on kindlasti see, et mitte määrata kedagi ja jätta siis üksi, vaid et tal peab olema kogu organisatsiooni ja eelkõige juhtkonna tugi ja see mõistmine võiks olla ühtlustatud. Aga nüüd selle teie kogemuse pealt veel, et mis oleks teie soovitused nüüd meie kuulajatele? Mis oleks siis kas mingid praktilised tegevused või strateegilised vaated või kas seda rääkisime, et kõik ei pea võtma visiooni olla Euroopa eestvedajad, on ju, aga mis oleks need sellised soovitused, mis mõelda läbi, millest alustada teie oma nagu praktilise kogemuse najal? Eestlased on sellised kahelaga maas terve mõistusega, talupäeva mõistusega alati olnud, et samamoodi läheneda, et võtta oma see ettevõtte põhitegevus ette, võib-olla isegi seal põhitegevuses, ütleme, kas see kõhutunde alusel, et mis on see koht, kus võiks olla mõju kõige suurem. On ta siis, juhatuses võttes hästi lihtsalt, et see on kõige suurema kuluga meie PNL-is, et sealt peaks hakkama äkki leidma võimalusi või siis on see, et kas kliendisegmendi kontekstis, sama Solli kontekstis ka, et tegelikult te mõjutate väga palju läbi oma klientide mõjutamised ja kuskilt hakata pihta. Ja selle järgmine asi on see, et mitte pigem, et hakkame raportit kokku panema, vaid pigem teha neid, kutsuda appi keegi, kes aitab sellist nagu ma soitan ringmajanduse loogikat kasutada, sest just sellest saavad inimesed aru. Et kõik muud sõnad ja terminid on veits keerulised, aga et ringmajanduse mõttes, et kui see tass meile siit kuskilt tuleb, et kust ta tuleb, mis ta on, mida me selle teeme, kuhu ta läheb, kui me enam siit tassist ei jõua, et sellega saavad inimesed hakkama ja ideed tekivad. Ja siis tekib ideele juba taha mingisugune andmestik ja raport hakkab juba paistma. Et see fookuse kokkuleppimine ja kui ühtegi mõtet ei ole, siis võib võtta need ESG juhendmaterjalid ette, et seal muud ei ole, ma ei tea, iga 3. punkte. Ja siis nendest 3. punktist tuleb lõpuks üks otsus. Ma lisan Estelile siia juurde veel, et ESG on suurepärane eneseanalüüsi vahend. Et nagu iseenda audit on ju ja täna on isegi internetist võimalik nii-öelda selliseid nagu lihtsamaid ESG struktuure võtta. Ja kui me nagu ütleme, ilmselt ongi niimoodi, et see suurfirmade hulk, keda on turul, on ju, et nemad nagu ilmselt nagu teavad, et 1, 2, 3, eks ju 4 või kutsuvad tõesti mõne suure konsultatsioonifirma appi. Aga kui me räägime sellest, ma ei tea, palju on meil neid väikefirmasid, 99% arvudest, eks. Ja kui nemad mõtlevad, et neid see ei puuduta, see puudutab kõiki, sest sa oled tarneahelas. Aga kindlasti see ei puuduta neid nii palju, et nad suuri raporteid peaksid tegema. Estel ütles ka toredasti, et kutsu keegi appi. Näiteks meie leiutasime ühe kaardimängu ja see kaardimäng tekkis meil nii, et tänu siis seal koolis olemisele me kuulasime neid erinevaid õppejõudusid ja me saime aru, et oota, see, millest ta räägib, see on ju meil olemas. Ja siis see, millest tema räägib, see on nüüd meil ka olemas. Ja siis meil on see olemas ja see olemas. Ja siis me mõtlesime, et aga paneks nagu kirja, mis meil kõik nagu oma arvates olemas on. Ja meil tuli 60 elementi. Ja me jaotasime need 60 elementi ära 3 kategooriasse, E ja S ja G. Ja siis me mõtlesime, et aga kuidas me nüüd nagu oma inimestele selgeks teeme, mis meil kõik olemas on. Et ESG on tegelikult kogu aeg meie ümber. Ja siis me tegime mängukaardid. Ja nüüd me alustame igat meie koosolekut nende mängukaartidega, me tõmbame sealt ühe elementi, näiteks sinna on kirjutatud, et
et ütleme oma töötaja, eks ole, austamine ja siis palume rääkida nüüd sellel inimesel, kes selle kaardi tõmbas, mõni lugu, mis tal eelmine nädal juhtus, mis nagu väga hästi nagu läheks ja vot sellega tekkis see teadlikkus. Nii et näiteks kui te appi kutsute, kui kuulajad kutsuksid kellegi nagu appi, et siis võikski lihtsalt nagu sellest E ja S ja G struktuurist läbi käia nagu need elemendid, et mis on, nendel tekib äratundmisrõõm, et tegelikult meil on umbes pooled asjad olemas ja siis natukene hakata nagu struktureerima. Me eelmine nädal olin ühes podcastis, kus oli ka üks teine ettevõte, tal tekkis hea mõte, et võiks olla selline karbitoode, et selline ESG for dummies. Et mis sa saad rahvaraamatust osta, eks ole, ja siis seal on nagu kõik olemas, seal on nagu selline üheleheline kava, siis selline enesekontrolli leht on ju, väike kaardimäng, võib-olla väike pusle on ju, et midagi sellist. Et see on lihtne, aga võib-olla on natuke abi vaja. Ehk et me ei peaks kunstlikult mõtlema välja mingeid teemasid, vaid et leidma oma enda ümber ja oma igapäevasest ärist need valdkonnad, kus me saame olla parem. Ja ma pigem arvan, et seal tuleb tegelikult sellistes nagu workshopides tegelikult tuleb sellele ettevõttele päris mitu uut ideed, kuhu üldse ärifookust panna. Et see on see, ma veel kord ütlen, see on see eneseanalüüsi leht. Et sa saad aru, et võib-olla sa oled väga palju pannud jõudu täieliku jamaga tegelemisele. Et see on huvitav protsess. Ma korra kommenteerin seda siis väikse ettevõtte vaatest. Tegelikult small is beautiful. Et see ei ole üldse miinus, et ei ole nagu meeletut suurt jalajälgi. Väga suur pluss on see, et sa saad kõik oma inimesed võib-olla ümber laua alustada, mis iganes metoodikaga on see 5 miksi küsimus, et küsi 5 korda, miks me seda teeme või miks ma tahan tööd teha kuskil organisatsioonis. Või võta, ma ei tea, Simon Sineki Golden Circle ja see sama miks, eks ole, start with why. Ja sealt sa jõuadki selleni välja, et me kõik saame aru sellest, et meil töötajad ei tule tööle sellepärast, et suurendada ülejärgmisel aastal ettevõtte käivet 17,8%. Keegi ei tule selle peale või et nüüd nii mitme 100 000 või miljoni asemel on mingi natuke teistsugune number, et see ei käivita. Aga see, et meil on köögis prügisorteerimise need urnid nii nagu koduski, eks ole, et nii palju maailma päästet on meil kõigis ja sealt tulevad ka asjad, et meil samamoodi, et need pildid siia tassi peale on printinud meil klient, kes rääkis Impact Dail, kuidas nemad oma ka inimeste juhtimise vaatest seda jätkusuutlikkust ja kestlikkust arendavad ja ka oma siis toodete ja kemikaalid ja kõige muu hankimisel, eks ole, et tegelikult igaüks leiab need võimalused üles, sest inimeste hulgas on ju see ootus olemas. Peame vaikselt tõmbama otsad kokku, aga ma ühe asja veel panen Rinelile sõnad suhu, aga toon kõrvalt näite on see, et see ühiskondlik ootus, ma ei saa öelda selle kohta tellimus, aga ootus on ju olemas, et mõned aastad tagasi, kui meil need energiahinnad taevasse lendasid siin, siis Solli personaliprojekti tunnistati Eesti, ma ei mäleta seda täpselt sõnastust, aga parimaks personaliprojektiks, mis oli see, et te võtsite nagu tööampsudega, andsite inimestele tööd, kes tahtsid teenida natuke lisa, et nende ootamatute kuludega toime tulla. Ja ma mäletan, et seal nende ampsajate hulgas oli läbilõige kogu ühiskonnast, et väga kõrgelt haritud inimesi, aga te pakkusite nagu kiirelt selge lahenduse ühiskonnale, see ootus oli olemas, et samamoodi on selle ESG osas, et peame teadlikum ja kui selle ESG-ga ei tegele täna, siis saab öelda, et me sellega praegu ei tegele ja pargidki ära. Aga lähme nüüd kuulajate mõtete ja küsimuste juurde ka. Palun, kes soovib, klõpsake endal mikrofon lahti või kirjutage meile chati või sinna Q&A-sse küsimusi. Kuidas teie näete ESG või on kellelgi oma lugu jagada, kus teie praegu olete, mis on edusammud, mis on järgmine väljakutse? Kõik küsimused meie külalistele on ka väga teretulnud. Tere, mina olen Killu Maidla siinpool Hotellide Restoranide Liidust
Ja minul tegelikult oleks küsimus küll Rinelile, tegelikult teistele ka, et Rine, sa mainisid hästi seda kommunikatsiooni olulisust, ütlesid, et sealt nagu päris palju nagu algab ja lõpeb. Aga kuidas nagu teha niimoodi, et see kommunikatsioon jõuaks sealt nii-öelda juhtkonna tasemelt ikkagi nagu edasi ka ja võib-olla sa jagaksid neid praktilisi nippe, et kuidas nagu päriselt need inimesed, kes seal kontorid ja noh, teil on hästi palju ja igal pool inimesed laiali, on ju, et nad ei käi koos ühes kohas, et kuidas te nagu nendeni viite kõike seda infot ja kõike seda ESG teemat? Et ja siin on, meil on, alati kui meie kõneleme oma ettevõttes kommunikatsioonist, et siis meil on nii-öelda nagu 2 seltskonda inimesi. Üks on siis see, mida ma ennem nimetasin ka 140 inimest üle Baltikumi, kes on siis meie administratsioon ja teine siis umbes 1900 inimest on need, kes on objektidel. Ja kui ma nüüd sellest administratsioonist kõnelen, et siis seal on märgatavalt nagu lihtsam. Et juhtkonnast läheb edasi, järgmine aste on meil käib nii-öelda siis mööda juhtimisahelat, on ju, et järgmine aste on meil kohe siis keskastme juhid ja siis on esmatasandi juhid. Ja ma enne kõnelesin ka nendest workshopidest, et see, mida me avastasime 3 aastat tagasi, mis meil juba on olemas, me avastasime seda, et hoolimata sellest, et meie töö meil on väga vähe inimesi kontoris, kuna meil ei ole kontoris väga palju midagi teha, et kliendid on igal pool mujal. Aga me avastasime 3 aastat tagasi, et meie inimesed saavad väga palju kontorites kokku ja meie kontorit nimetataksegi citydeks, mis on nagu keskus, kuhu inimesed tulevad kokku. Me teeme väga vähe Teamsi kaudu, ütleme niimoodi, et peaaegu on välistatud. Ehk siis, et alati, kui me midagi arutame, siis ta on nagu mingisugune töötuba ja sinna tulevad inimesed kontorisse kokku ja me arutame seda seniks, kuni kõikidel on ta nagu selge. Me saime aru 3 aastat tagasi, et CS ja G moment on meil juba olemas, seda ei pidanud nagu juurde produtseerima ja me nii-öelda kutsume alati nendesse workshopidesse siis erinevate üksuste inimesed, et võimalikult laiapõhjaline on. Ja üks töövahend, mida ma mainisingi, ongi näiteks need samad meie sollkestlikkuse kaartide kasutamised, et kuidas me siis midagi kuvame. Kõik, kui nüüd seda ESG struktuuri vaadata, mis seal kõik tuleb teha, seal on mõju-uuringud, eks ole, tuleb uurida oma töötajatelt, mida nad arvavad oma klientidelt, oma partneritelt. Need me viisime samamoodi näost näkku kõik läbi. See võttis umbes aasta, et see 140 inimest ja siis nagu väga suur hulk klientidest läbi küsitleda. Ja seal nüüd juhtimisahelat mööda läheb see niimoodi edasi. Ja nüüd on see teine seltskond, seal on keeruline, et me oleme arvanud, et meil ilmselt läheb kommunikatsiooniks jälle mingi 1,5 aastat, sest et meie töötajad töötavad kas hommiku väga vara või õhtul väga hilja või nädalavahetusel, aga me teeme seal samamoodi väikese pundiga koosolekuid ja nüüd just meie kestlikkuse üksus välja töötama uusi mängukaarte, mis on siis mõeldudki puhastusteenindajatele ja tehnikutele. Et need on siis väga palju suunatud võib-olla ka e-küsimustele, et seesama keemia ja koristusvahendid. Et jah, et sellised nagu mängulised, ehk siis kui sa küsisid, et mis on praktiline üks soovitus, siis mina soovitaksin küll, et mõelge mingeid mänguasja. Näiteks, ma ei tea, kas või lauamänge, eks ole, mis on ju, ütleme, ümber maailma reisist, eks ju, tuletatud, aga võiks olla siis nagu meie ESG teekonnamäng, on ju. Et ega ta nagu niisama ei tule küll. Ja aga jällegi nüüd siis, ütleme, miinuspoolena toon selle välja, et kui juhid arvavad, et nad saavad selle kommunikatsiooni ära delegeerida, et siis ei saa. Et raudselt meil 7 juhtkonna liikmel Baltikumis on viimane 2,5 aastat olnud töökoormus meeletu ja see töökoormuse sisu on ajakulu ja kõnelemine. Et ma tunnen küll, et minu niisama madal hääl on 2,5 aastaga läinud veel madalamaks, sellepärast et 10 tunnist päevas ilmselt 7 tundi ainult hääl töötab. Aga Estel, ma tean, et teie inimestel on nutiseade taskus, nad on läbi mingi Slacki, siis on teil inimesed ühendatud teie kommunikatsioonikanalitesse. Kas töötab? No meil on sarnaselt nagu Riine rääkis, et tegelikult kontoris on inimesi vähe
ja enamus inimesi on kas väikestes meeskondades või siis kui nüüd lumi maha tuleb, siis sellist tohutus kokpitis saharoolis on ju mees üksinda ja ta võib olla seal üksinda päevade ja nädalate viis, enne kui kellegagi rääkida saab. Tegelikult ega me siis väga ei taha, et kui ta lund lükkab, siis ta samal ajal istuks Slackis ja vaataks, millised rahauudised siis parasjagu Slacki postitusse on tulnud. Aga kommunikatsiooni mõttes, et oleks digitaalne kõigil taskus, et see on selgelt ülesande püstitus ja seda me kogu aeg parandame edasi. Aga mis praktiline näide tuua, et ütlesid Verstonis see, et CO2 jalajälge vähendada, emissioone vähendada läbi eelkõige siis nutikama töö ja uute tehnoloogiate, see on olnud laua peal kogu aeg. Ja ühe juurprobleemini, milleni me see aasta jõudsime, ka ära sõnastasime, on see, et kommunikatsioonis väga olulist rolli projektipõhises ärimudelis mängib tulemustasu süsteem ja ehituses projektipõhiselt tulemustasu on klassikaliselt, et oleks tehtud tähtaegselt, oleks tehtud paremini kui eelarvestatud sai ja et ei oleks tööõnnetusi ja et ei oleks meie väga oluline valdkond on ju ka keskkonnariskid oleks maandatud ja keskkonnaõnnetusi oleks ja siis klassikaliselt on kõik tulemustasu süsteemid sellega seotud. Aga mis tähendab kohe, et tegelikult kõik, mis on seotud, aga teeks pikemas vaates midagi paremini, mõtleks, mudeldaks, hakkaks võib-olla mõõtma, see ei mahu sinna ära, sest see projekt on nii tugev motivaator oma selle elutsükliga. Ja üks põhiline ots ongi, et järgmist aastast alates tegelikult peavad olema nendes projekti tähtajaga seotud tulemustasudes sees ka see, et meeskond võtab aega, et mõelda pikemalt ette. Ja ma arvan, see on väga oluline kommunikatsioonikanal, et sa paned need mõlemad asjad tähtsaks. Mitte, et kui aega jääb, siis olge see natukene jätkusuutlikum või rohelisem või tegelege selle ESG-ga ka, et see peab muutuma selle äri tuumaks, südameks. See tuletas mulle seda sama meelde, et meil näiteks on, eks ole, kaks koolitajat, kes on siiamaani aastakümneid koolitanud inimesi, kuidas koristada. Et jällegi tänu sellele me oleme lülitanud kogu selle kestlikkuse osa ka nende koolitusse on ju, et nad nii ongi objektil või kuskil tööohutuse, eks ju, sa tõid välja täpselt samamoodi meie tööohutuse koolitaja, mis selleks kaasa sisse on ju, või ütleme, et kui me kliendi juures kvaliteeti kontrollime, eks ole, et vanasti oli nii-öelda 20 punkti, mida me vaatasime, nüüd on 25 punkti. Et nendest 5 on siis ka teadmised, eks ole, me kõneleme selle, et see ei ole nii-öelda ainult juhitöö, et see on just võtame tööle inimest, on ju, värbamise käigus. Martin tõi hästi välja, et küsida miks. Oleme hakanud rohkem küsima, aga kust sa kuulutust nägid, miks sa siia solli tulid, ka pohostusteenindajalt on ju. Ja mida nooremaks inimesed lähevad, seda rohkem on toodud välja seda, et ma olen kuulnud ja ma olen näinud, et teie ettevõtte on selle teemaga tegeleb, eks ole. Et jah, et see ei ole nii-öelda ühte mudelit ei ole, et sa pead tegelikult igapäevastesse töödesse kõik selle sisse lülitama. Üks kommunikatsioon on ka see, eks ole, et e-arvelduseks, mis on tegelikult nii-öelda justkui vana asi on ju. Aga me oleme jõuliselt oma partnerid ja kliendid, ütleme, meil ei ole muid arveid täna, et kui e-arved on ju. Ja see kiire muutus toimus viimase 2 aastaga. Enne seda me hea küll teil ei ole, hea küll teeme teistmoodi on ju. Aga nüüd me teeme seda asja nii. Meil on kell saanud 10:30. Kahju. Aeg on kuidagi juttu jooksma. Järelikult peame jätkama, et otsime selle võimaluse. Tänan kõiki, kes meid kuulama tulid. Tänan sind ka, Rinel ja Ester, et te saite aega siia meie kontorisse tulla. Ja me hoiame ju kommunikatsioonikanalid lahti. Meid 4 kõiki leiab LinkedInist ülesse, kes tahab suhelda. Ja jagame ka seda tänase webinari videot, et kes tahab siis kaasata oma kolleege, nii nagu me täna mitu korda ütlesime, et üksinda sel teel on raske käia, mitmekesi on lõbusam ja tulemuslikum, siis julgelt jagage ja peame sidet järgmiste kordadeni. Kohtumiseni, ilusat jõuluaega!